Tere, ilusat pärastlõunat ja aitäh kutsumise eest siia. Ja nii tore on, et saalis on nii palju kuulajaid ja tervitan ka neid, kes siis ekraanide vahendusel meid siin jälgivad. Enne me kuulsime sihukest sõnapaari nagu deepfake, et kuna ma viimased pool ööpäeva olen lennanud, siis räägin teile täna lennukite taustal, et Tervisekassa ei ole lennukit ostnud, et see on puhas pettekujutelm seal. Siis teeks niisuguse kokkuleppe, et kui te tahate, et ma räägin päriselt, kui pilvine meie teekond on, siis teeme, et on Chatham House, ehkki siin saalis on päris palju inimesi ekraanide taga ka, aga proovime. Silvia ettekandest ma sain aru, et tasub mõni vana lugu rääkida alguses. Proovin ka. Lähen aastasse ja siis ise saate otsustada, et kas see lugu on tõene või mitte, eks ju. Siis te ei saa mind pärast tsiteerida. Lähen aastasse 2018 ja meil oli oma IT-meeskond. Meil on siiamaani ka väga tubli IT-meeskond, aga nad on enamuses teised inimesed kui aastal 2018 suvel. Ja siis istusin poistega ja nad küsisid, et Rain, mis sind saab tulevikus? Et kas me saame ikkagi oma asja ise siin edasi teha või sa oled mingi pilvemees? Mõtlesin, et terve maailm kolib pilve, et kui sul vesi tuleb kraanist ja juhtme pidi tuleb elekter, et sul ei ole oma elektrijaama ja oma kaevu ka väga paljudel ei ole, ehkki vahetevahel võiks olla. Et vaatame ikka sinna pilve poole. Natukese aja pärast pool IT-tiimi arvas, et neil ei sobi see, kui nad ei saa jätkata oma mänguasjadega mängimist ja siis pani tavaliselt lauale. Siis me värbasime väga hea Chief Digital Transformation Officeri, Karl-Hendrik Petersoni. Hästi hea, et me tema värbasime, sest muidu ma oleks ise selle probleemi ees olnud. Ja siis toimus selline asi, et Karl, mitu serverit meil on? Ma ei tea. Karl, kus meie serverid asuvad? Ma ei tea. Karl, mis meie serverite paroolid on? Ma ei tea. Sellist olukorda ma ei taha soovida kõige hullemale vaenlasele, sellepärast et see ei olnud üldse tore situatsioon. Siis vaatasime Eestis toredaid partnereid, kes tulid meil appi ja umbes poole aastaga saime sellest asjast jagu. Sinnamaani hoidsime hinge kinni. Tagantjärele võin öelda, et midagi hullu ei juhtunud. Te ei ole lugenud väga palju selle kohta, kui palju meie ukselinki lõgistatakse. Siin Gert enne rääkis Riia numbrite koha pealt, ega meie ukselinki lõgistatakse umbes sama vähe või sama palju. Üks pilt on mul mittelennukitest. See on järgmine. Ehk siis me otsustasime Tervisekassas, et me sel ajal olime veel Eesti Haigekassa. Otsustasime, et meie teekond ikkagi IT-mõistes on evida seda tiimi, kes suudab läbi partnerit kogu asja majandada ja et me ikkagi läheme pilve. Ja jutt käib siis avalikust pilvest. Ja miks me seda tegime? Et kõige esimene põhjus on, et me tahaks ise rahulikumalt magada ja tahaks anda inimestele aega juurde. Et siin on see Salvador Dali Wikipeediast võetud pilt ajast, et milline see aeg on. Organisatsioonil on hästi suur vajadus automatiseerida ja keskenduda põhitegevusele ja meil on vaja neid inimesi, et nad tegeleksid selle asjaga, mitte ei hoiaks riistvara ja sinna juurde kuuluvad tarkvara püsti. Me oleme SAP-i maailmas elame. SAP ja Microsoft on meie sõbrad. Ja siis üks asi on veel, millest meie kunagise IT-tiimiga on nagu erinev arusaam, et sisemise kompetentsi kasv, et kui sa kasutad kõige uuemat tehnoloogiat, mis sel ajal oli päris uus ja moodne, tänapäeval ma ütleks, et pilvetehnoloogia on rohkem commodity. Et see on ka, annab toredaid väljakutseid ja palju rõõmu. Ja siis pärast seda, kui te olete pilve läinud, ma võin teile lubada, et ja olete lastehaigused läbi põdenud, siis on teil puhtam ja kuivem tunne, see on nagu Pampersi reklaamis. Nüüd, miks see kõik meil nii palju aega võttis? Kes ei tea, siis Tallinna lennujaamast pilt, et need on need turvaautomaadid, kust ei pea enam välja võtma ei arvuteid ega vedelikke. Tallinnas saab väga hästi lennata, soovitan proovida. Kui tagasi tulete, siis nii hästi ei lähe, et seda tehnoloogiat
kasutatakse veel vähe, aga varsti jõuame sinnamaani. Ühesõnaga, miks see meil nii kaua aega võttis, et me kogu seda pilvendust tegelikult, ma ütlen, läks 3,5 aastat aega, sest me umbes 2 aastat seal maja sees vaidlesime, et kas ja kuidas ja kas on lubatud ja nii edasi, et kõigepealt, kui te tahate pilve minna, siis varuge aega, et mis iganes asi teil on, see võtab kauem aega, kui te oskate alguses ette kujutada. Siis pühendunud projektijuht, nagu igas projektis, ja kõige parem on, kui ta on algusest lõpuni ja siis veel edasi. Et kui ta poole pealt vahetub, siis see teeb asja keerulisemaks. Soovitan suhelda advokaadibüroodega. Me võtsime 2 või 3 päris paksu hinnangut. Ma arvan 3, sellepärast, et need 2 tükki, mis me võtsime, et need olid teineteisele väga vasturääkivad. Teate ju seda minu lugupidamise juures kõikide õigusspetsialistide juures, et kui sul on 2 juristi, siis on 3 arvamust vähemalt. Aga sealt me saime ikkagi päris palju targemaks, sellepärast, et nad tõid päris palju riske välja ja siis lõpuks riskianalüüs. Meil on see EITS-i audit läbitud. Seal on ainult 10 000 lahtrit või asja, mis te peate läbi käima. Me tegime seda Tervisekassas, meie tiim tegi seda Tervisekassas terve eelmise suve ja saime õnnelikult hakkama, et minu teada neid Eestis väga palju ei ole, kellel see audit tehtud on. Riial endal on muidugi. Ja siis alatine soovitus on kaasa see äripool võimalikult varakult, et IT poolega. Et siis on vähem tõlki sinna vaja ja siis tuleb parem asi välja. Nüüd, sul on head plaanid tehtud, kõik on korras ja sul on plaan, et sa nüüd lähed lendama. Ja siis sel päeval, kui sa lendama lähed, siis juhtub niimoodi, et ilm on väga halb. Ja projekti käigus sul skoop muutub, eks ju. Ja siis katsu ikkagi neid õunu-untega võrrelda, et mis on kallim, mis on kallis on üldse vale sõna, et selles kontekstis kulukam. Su partner on kallis, eks. Ja siis pilvekuluga on selline lugu, et sel hetkel, kui see lennukirattad maast õhku tõusevad ja sa hakkad esimesi bitte ja baite liigutama, siis sul juba arveldus hakkab käima, et sellega pead ka nagu arvestama. Siis tugiteenuse kiirus ja üldiselt otsekontaktid töö välisel ajal ei loe, isegi siis, kui sul on tegemist suurte või väikeste partneritega. Ja sellega pead ka arvestama ja siis, kui sa projekti teed, siis teatavasti need on aabitsatõed, et suvel Eestis inimesed puhkavad. Ja siis, kui meil tullakse augustis tööle, siis kui sul on välispartner, siis tema läheb puhkusele. Et sa pead selle sisse arvestama ja ärge olge nii naiivsed, et kuule, et me suudame, võtame kokku ja teeme. Pange sinna puhvrit vahele. Ja meeletu ajakulu riskianalüüsi andmekaitsealaliste mõjuhinnangute tegemiseks ja mida keerukam skoop, siis seda suurem ajakulu on tulevikus. Nüüd me olime valmis, et Eestis on tervitused siin andmekaitse inspektsioonile. Loodan, et Pille Lehis valitakse ikka tagasi. Et me olime valmis, et nad tulevad meile külla, sellepärast, et Eestis nagu avalik sektor ei tohtinud avalikku pilve minna. Ja siis me olime valmis, meil oli umbes kõvad paberipatakad olid valmis, et mida siis saata, kui küsitakse. Ei ole küsitud sellepärast, et Pille Lehisega kohtusin viimati, siis ta ütles, et tead, Rain sul vedas. Vahepeal Euroopa ja Ameerika sõlmisid jälle selle vanasti Safe Harbor. Seal on neid pakte olnud mitmesuguseid põhimõtteliselt, kus nad lepivad kokku, et ameeriklased ei tule meie andmeid vaatama, mis annab meile selle juriidilise garantii, et kui sa hoiad andmeid Euroopa Liidus, siis teised ei tule neid vaatama. Eelmised korrad on lõppenud kõik sellega, et keegi kaebab kuskil kohtusse paari aasta pärast, siis see pakt lõpetab eksistentsi, siis sa oled natuke aega jälle sellisest nagu hallis tsoonis ja siis lepitakse jälle kokku. Aga reaalses elus me tegime hanke, mis kestis, ma arvan, aasta aega see hange. Tegime siis läbirääkimistega hanke, kokku oli 5 partnerit. Õigemini 6 pakkumist oli, üks ei vastanud nõuetele, 5 tükki olid pakkumas. Algsem plaani järgi me mõtlesime, et jätame 3 alles, aga tegelikult lasime lõppvooru kõik 5 tükki jälle ajakulu, aga see tasus ära ja kellelgi ei olnud ka paha maitset suus pärast, et miks me sellise valiku tegime.
hind ei ole see, mis seal asja juures otsustab. Hind on oluline, aga mitte kõige odavamat ei soovita valida. Siis katsuge teha hästi palju standardite järgi, mida rohkem on ära standardiseeritud, seda lihtsam. Need on jälle aabitsa tõed, aga praktikas on seda keeruline ellu viia. Katsuge alguses plaani need kirja panna ja siis hoidke sellest plaanist kinni. Isegi kui tundub, et aja mõttes tahaks minna kuidagi ümber nurga, ärge lõigake. Kompetentsi jagumine projekti meeskonnas, et meil on riigihankena saime 2 väga head partnerit, Fujitsu ja siis Microsoft korporatsioonina. Ja siis, kui sa ikkagi päris palju aega nendega veedad, siis sa leiad üles need musta vööga mehed ja naised sealt nendest organisatsioonidest, kes sind aitavad, kui sul päriselt jama majas on. Siis üks asi on asi, mida me ei osanud ette näha, et kui sul kõik töötab ja kui sa üritad oma olemasolevat süsteemi, mis peaks olema pilvekõlbulik, üritad seda pilve tõsta ja tõstad oma andmed kuskile 3000 kilomeetri kaugusele. Meil nad on seal madalmaades. Ja siis selgub, et tekivad laste haigused, tekivad vead ja sul asjad lihtsalt ei tööta, sul on süsteem maas ja nii edasi. Ja jube kurb on, kui sa siis lõpuks avastad, et pagan küll, tootja koodis on viga. Mis sa teed? Noh, Kai luges siin oma seda CV-d, et mul on ka mõned suured rahvusvahelised kontsernid seal CV-des, et siis tuli vanad suhted välja otsida ja lõpuks saavad kõik asjad korda. Aga jälle, sul peab olema külma närvi ja aega selle jaoks. Nüüd, kuidas andmed liiguvad? Andmed liiguvad meil 2 moodi siin ajaloolise kaardi peal. Et see on kaart on aastast 1700 Euroopa kaart. Üle mere ja läbi maa liiguvad andmed. Et meil on siis 2 koridori. Et kui mõni laev tahab ankruga kaableid katki tõmmata, Elisa sai ka pihta, eks ju. Et siis selle jaoks on olemas teine ruut ja siis selle koha pealt, kui sa oled ostnud endale korraliku fiiberühenduse, siis ma võin teile öelda, et kuskil see fiiber ikkagi kohtub vasega, isegi kui seda vasttraati on kuskil serveriruumis 2 meetrit, siis see võib saada pudelikaelaks, eriti kui teil on suured massid andmeid, mida liigutatakse. Siis ajad jälgi ja siis sa lõpuks saad aru, et see koht tuleb ära parandada. See võib võtta tundidest päevadeni. Et me oleme kõike seda nagu läbi elanud. Et Jüri August Kirch on meil pilveosakonna juhataja. Muideks üks vahepala ka, et meil Tervisekassa struktuuri kinnitab nõukogu ja siis struktuur on see osakondade pilt. Ja siis meie IT-osakond paar aastat tagasi ütles, et nemad tahavad olla pilveosakond. Nüüd ongi pilveosakond, et Jüri August seda juhib, et tema käest saate täpsemalt küsida kogu seda valu ja võlu, kui teil on plaanis pilve kolida, kes ei ole veel kolinud. Aga avalik sektor, ma võin teile öelda, et kui tippjuhtkond võtab vastutuse ja olete riskid ära hinnanud, siis juriidilisi takistusi ei ole, et pilves on täitsa okei olla. Aga peate üle elama selle, et kui teil ühel hetkel siis ta on veidi maas, et mis siis edasi saab, kasu-kahju. Ühesõnaga, koridorid oleme läbi vaadanud, aga nüüd, kui need kaablid peaksid katki minema, siis meie see arhitektuur on selline, et meie põhitöö käib seal Amsterdamis 2 saidis. Ja kui nüüd 2 kaablit katki on, siis meil on varuplaan ka olemas. Ja 3. server on meil Tallinnas siin pildi peal. Hästi otsite, leiate ülesse. Ja siis võin öelda, et sihukest sünki, et sul on 3000 kilomeetri kaugusel 2 terabaitidesse ulatuvat andmekeskust, et sa üritad seda Tallinnaga nagu reaalajas süngis hoida, siis see ei tule päris hästi välja. Vähemalt täna. Et võin öelda, et see Tallinna sait on natukene maas. Et me oleme proovinud nüüd lülitada Tallinna saidi peale ja lülitada tagasi, et seal on ikkagi 2-tunnine katkestus on vahepeal. Aga me tegime seda öösel, nii et selles mõttes apteegid olid siis kinni. Ja üldiselt esmatasandi või perearstikeskused samuti. Nüüd, ma arvan, et see on turvaline lahendus, et meil on meie andmebaasid
ja kogu meie tehnoloogia on piiri taga olemas, sest kui midagi peaks siin juhtuma, on mingi puidust asi, 1, 2, 3, ma ei ole ebausklik tegelikult, et kui midagi peaks juhtuma, siis kõige hullem on, et kui su andmed satuvad vaenlase kätte, et siin Ukraina näidetest me oleme ka seda õppinud, et kui keegi tuleb rääkima, et hoiame kõik Eestis, siis mina olen selle poole esindaja, kes ütleb, et hoiame mõlemas kohas võimalusega üks või teine välja lülitada, kui see peaks vajadus tekkima. Nüüd saalis on IT-inimesi, mõned numbrid ka. Tuvid istuvad paigal ja andmed liiguvad seal mööda traati, tunnete? Ja siis on lennukiga on Tervisekassa logo üles tehtud. Et meil on kokku 55 serverit, 770 tuuma. Mälu on ühes serveris meil 13 terabaiti, mitte gigabaiti, vaid terabaiti. Kettamaht on 34 terabaiti ja kui te küsite, et miks nii jabur arhitektuur, siis küsimus on puhtas kiiruses, et kui te apteegis olete, te tahate saada retsepti 5 sekundiga või 2 sekundiga, mitte 20 sekundiga. Ja siis palju me andmeid liigutame ühes kuus, et 73 terabaiti ülesse ja 181 terabaiti alla. Et see on see maht, mis nagu läbi käib. Selle tõttu on see lahendus veidi omapärasem. Et me üldiselt selle lahendusega ikkagi rahvusvahelise kontsernides oleme saanud tähelepanu, et kuidas seda teha ja teistpidi ka abi hästi palju. Et selline riiklik use case ka. Ja siis, kui keegi tahab numbritest veel küsida, siis võin teile hinnanumbri koha pealt öelda sihukese tekstülesande matemaatikas, et Tervisekassa pilvelahenduse hind on 7-kohaline summa nii aastas kui 5 aasta jooksul. Et sealt oskate ise tagurpidi arvutada. Ja siis lõpetuseks, et Christopher Nolan ja siis tema kaasa on koos teinud mitu filmi, viimane oli Oppenheimer ja siis Tallinnas tuntud Tenet. Ja see pilt on siis Inceptioni nimelisest filmist. Loodan, et olete näinud. Ja inglise keeles on see sõna dreams on hästi tore, mida saab tõlkida, et seda saab tõlkida kui unistuseks või kui unenäoks. Võin teile öelda, et siin peetakse silmas unenägu, kes on filmi näinud. Ja siit Silvia sulle mõte, et Red Teami esindajatel, et kui selle teksti läbi loed, siis ka seda võiks proovida häkkida. Ja meie saame öelda, et pilvelahendused on kogu aeg arenemas. Ja mis meid ikkagi, kus see piirid on seal kosmoses. Mina tänan teid väga ja siis tulge küsige, kui te tahate pilve minna või pilves olla, et me jagame hea meelega oma kõige paremaid kogemusi. Suur aitäh!